videotutorial Thunderbirdi konfigureerimine. Thunderbirdi emailikonto lisamiseks kliki menüüs File, New, Account. Seejärel avaneb Account Wizard, valige sealt email account, klikkige Next. Järgmisel lehel kirjutage oma nimi ning emaili aadress. Mina just tegin uue emailikonto ning teen natukene sohki ja kopeerin kõik direktormenist maha. Vastame siia emaili aadressi. Niimoodi. Klikime uuesti Next. Järgmisel lehel peame otsustama, mis moodi me emaili tulevikus loome. POP3 protokoll ehk siis POP on nii-öelda vana hea emaili protokoll, kus emaili klient laeb serverist emaili alla ning kustutab selle serverist ära. See on väga hea, kui teil on üks emaili klient, te loete näiteks ainult tööl või ainult kodus emaile ja võite valida selle. Teine variant on IMAP. IMAP tähendab seda, et kui teil on näiteks 2 kontot, nii tööl kui kodus, loete sama emaili kontot sealt. Näiteks kodus saadate mõne emaili välja, siis järgmine päev lähete tööle ja näete, et teil on email saadetud, teil on emailid vastatud. Ta sünkroniseerib kõikide kontode vahel kõik ilusti ära. Isiklikult olen väga suur IMAP-i fun, nii et valin IMAP-i. Incoming serveri aadress on teie domeeni nimi. Vastame siia selle sama emaili aadressi, teeme jälle natukene sohki. Võtame siit selle juku osa ära ja paneme sinna mail.minu domeen. Sama serveri aadress on ka väljamineval SMTP serveril. Klikime uuesti Next. Seejärel küsib Thunderbird meie käest incoming username. See tähendab seda, et kui Thunderbird võtab ühendust meiliserveriga, siis ta ütleb meiliserverile kasutajanime ja teie kasutajanimi netpointis on teie emaili aadress. Ehk siis praegusel juhul juku@minu domeen. Klikime uuesti Next. Ja ongi emaili konto loodud. Siin näete natuke rohkem informatsiooni selle kohta. Kontrollige üle, et kõik on korralikult, et emaili aadress oleks korralikult kirjutatud ning email serveri aadress. Klikkige Finish. Järgmine lõik on neile, kes kasutavad Code või mõnda väiksemat internetiühenduse pakkujat. Sageli blokeerivad internetiühenduse pakkujad tavalist SMTP porti ja kasutajatel ei ole sageli võimalus selle kaudu meie serveri abil emaili välja saata. Selleks on 2 lahendust. Esimene variant, kasutate oma internetiteenuse pakkuja SMTP serverit või muudate ära lihtsalt pordi. Pordi muutmiseks lähete Thunderbirdis menüüsse Edit, klikite seal Account Settings, otsite üles oma konto netpointis ehk siis praegu klienti konto. Klikite menüüs Server Settings. Siin näete oma IMAP seadeid. Siin on port korrektne ehk siis 143 IMAP-i puhul. Veenduge, et Secure Connection kohas oleks valikus Never ning linnukest ei oleks kohas Secure Authentication. Nii. Järgmisena otsige kõige all peaks olema Outgoing server. Siin peategi muutma seda porti. Valite oma konto, klikite Edit, tuleb ette teie SMTP settingud. Port on teil tavaliselt 25, see ongi see, mida mõni väiksem teenusepakkuja ja kindlasti ka Go blokeerib, sest nad tahavad väga, et nende kliendid kasutaks nende oma meiliserverit.
kirjutage siia SMTP serveri alternatiivne port, milleks on 587. Veenduge, et secure connection oleks no, vajutage OK ja ongi kõik. Teie konto on valmis töötamaks. Klikkige nupule Get Mail, küsitakse parooli, sinna siis taga oma emaili konto parool, peale mida laeb Thunderbird kõik teie emaili serverist alla, mis seal on